Ma arvan, et kõik, mida me iga päev teeme, et see ongi julgus, et me ei tee nagu midagi erakordselt, vaid see on julgus elada, julgus õppida, julgus areneda, julgus võtta vastu erinevaid väljakutseid. Et see kõik on igapäevane elujulgus. Et kõik asjad, nii nagu ka motivatsioon, et see peab tulema eelkõige inimese ja inimeste enda seest. Et keegi teine võib ju meile öelda, aga see on meis endis olemas. Ja mulle tundub muidugi kohati, et meie jaoks on mingisugused asjad juba täiesti tavapärased ja elu või inimesed ümber meie aeg-ajalt tuletavad meelde, et tegelikult see, mis te teete, ei pruugi üldse olla niivõrd tavapärane. Et kindlasti üks julgus, mida vist tuleb täna välja öelda, on see, et lisaks akadeemilistele oskustele ja tulemustele, mis on kooli üks suurim eesmärk, on meie veel olulisem eesmärk ikkagi isiksuse areng, psühholoogiline heaolu, julgus võtta elus vastu väljakutseid, mitte karta eksida, kolistada rahumeeli ämbreid, neist õppida. Et selleks peab olema loodud keskkond, mis seda toetab, et inimesed teha julgeks. Ja võib-olla sellest ongi tulnud meie need ka tegevused või sellised mõned ettevõtmised, mida me tavapärasest teistmoodi teeme. No näitena erinevad valikkursused, kus me oleme võtnud julguse teha koostööd mitte Pärnuga, vaid hoopiski Tallinnaga, ülikoolidega. Hästi lihtne on mõelda, et kes ikka siia Pärnusse tuleb ja kuidas me need õppejõud siia saame. Aga siin ongi olnud see julgus ikkagi koostööd teha, võimalusi leida, ehk siis võib-olla üks märksõna, et selle asemel, et mõelda, kuidas ei saa, me proovime ikkagi mõelda, kuidas saaks. Ja seeläbi on tulnud erinevad põnevad valikkursused, meditsiini, hariduspsühholoogia ja kõige sellise muu õppimist ja ka tuleviku väljavaateid toetava suhtes. Ja kindlasti lisaks sellele, et koolis on valikkursused, oleme me tegelikult sisse toonud ka oma õppekavasse sellised kohustuslikud kursused, millest üks näiteks toetab just nimelt ennastjuhtivust, õppimist, targalt õppimist, arusaamist oma aju- ja mäluprotsessidest, ehk siis mälu- ja õppimise ainekursus, mille kohta õpilased on öelnud, et see on toetanud nende motivatsiooni, nende vaimset heaolu, ehk siis mitte keegi teine ei saa meie eest meie heaolu ja tegelikult meie vaimset tervist hoida. Seda peame me õppima ise tegema ja kui me targalt õppida ei oska, siis me kipume kulutama ka oma vaimset tervist ja sellist ka üleüldist heaolu. Mistõttu siis lisaks sellele ainekursusele, kus me ju tegelikult saame teada, et õppimine on vägagi sotsiaalne protsess, kus koostöisus on väga oluline. Oleme me ikkagi loonud enda koolist kui õpikeskkonna, ehk siis meil ei toimu õppimine ainult klassiruumides, et ma pean tunnistama, et väga varastel hommikutundidel on õpilased nendes õppimisalades siis üheskoos õppimas ja ikkagi, kui mina siit koolimajast lahkun ja ma ei ole mitte esimeste, vaid ikkagi viimaste seas, siis minust jääb alati keegi õpilastest siia nendele õppimisaladele. No selles mõttes, et kui juba olla nii-öelda julgest koolist, et julgustada tegelikult kõiki ka loomulikult kandideerima sellele stipendiumile, et alati me ju mõtleme, et teeme ju oma asju ja me ei mõtle nagu selle peale, et võiks nagu kirja panna ja läbi mõelda ja ennast nagu välja pakkuda. Aga kindlasti, kuna me olime ka üks esimesest 5 koolist, kes väga julgelt osalesime siis Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri poolt välja kuulutatud siis üldhariduse kvaliteedi hindamises, mis on olnud ka tõesti täiesti pead pööritavalt väga julge kogemus, mille me oleme saanud.
ja mille üle me väga tänulikud, nii et selles mõttes, et ärge kartke, et nii-öelda mõõtke ja kraadige ennast kõigepealt ise ja seda laske veel teistel teha.